Eesti Esu. Saadet toetab Boost Casino. Tere head Eesti Esu vaatajad, kuulajad, tervist, Pärenson, aga MCJOC. Tere ühele ja kõigile. Tere. Minu esimene küsimus sulle, kui inimese tehtud seadused lämmatavad headuse, siis kes peaks seadusi tegema? See on väga hea küsimus muidugi. Eks lihtne vastus oleks, et Jumal võiks teha. Ja selle Jumalaga on keeruline, et ega keegi ei tea, kes ta on ja kus ta on ja palju neid on või äkki mitu tükki. Et ootamatu küsimus. Aga et siin on nagu vist see laul on kunagi kirjutatud need sõnad selle pärast, et kui sul on nagu paberi peal või kuskil mingi raiutud mingisse reeglistikku ära mingid seadused on, et siis kui nagu seda üksikjuhtumit ei hinnata nagu piisavalt õiglaselt, siis pannakse kõigile ühe lauaga ja siis tihtipeale on see asi nagu ebaõiglane. Et ideaalis me olekski nagu, et vaataks iga juhtumit eraldi, et mis viis kellegi mingit tegu tegema ja et siis saaks nagu ka selle hinnangu anda selle pealt. On. Et võib-olla mõni inimene ei ole sama teo eest sama asja väärt kui mõni teine inimene. See on isegi nagu ka jalgpallis, kui ma siin väga otseselt ei jälgi, aga käib kogu aeg on, ja siis ikka nagu vaatad, kui keegi on nagu mingi penalti saanud, siis seal on ka alati, et teine mees sealt ei saanud on, ja võib-olla mõlemad samamoodi veel süüdi on, seal on need reeglid on, ja seal on niimoodi paigas ja kui kohtunik nii otsustab, siis nii on ja kõik on õnnetud või siis õnnelikud selle üle. See on ju, ma vaatan nüüd kogu aeg seda jalgpalli nii magamata, sest kõik toimub öösel, aga see varrisüsteem ja üldse sealt siis järeldada mingisugust suuremat sellist ühiskondlikku mustrit, et AI tulekuga, et just kui robot ei eksi, on ju, et inimene võib alati eksida, jalgpallikohtunik võib eksida, see kohtunik, kes määrab kas sa siis... ta ei eksi selles hetkes või selle nagu... Jah, aga seda suurt lugu ei ole tal nagu kaasas. No ongi, et alati on ikkagi ju mingisugune mänguruum seal on ju. Ja vanasti olid jalgpallimängud olidki, kui Maradona lõi käega värava, siis ja kohtunik seda ei näinud, siis see ongi ajalugu on ju. See on nagu raamatutesse kirjutatud. Aga ma mõtlesingi ja kuulasin seda lugu just nüüd hommikul on ju, et siis et see on vist liiga utoopiline maailm, kus meil ei ole seadusi, mida nimetatakse anarhiaks, et siis on tohutu möll lahti igal pool, aga kõik inimesed on nii head ja nii targad, käituvad oma moraalse kompassi järgi, saavad aru, mis on hea ja vale, õige ja vale, et tuleb ikkagi hallata seda karja. On ju. Ja tuleb ikka, eriti kui siin on veel küsimus see ka, et kui suur see sinu ühiskond parajasti on, mille piires sa liigud igapäevast, et kui sul on nagu tõesti, et ma elan kuskil metsas on ja üksinda või oma perega ja mul on mingi naabrimees seal kuskil kaugel, et siis need suhted lähevad nagu lihtsalt nagu kuidagi iseenesest nagu paika, aga kui sul on tõesti mingid trammid, bussid, autod, jalgratturid, mootorratturid panevad ja kõigil on oma tahe, kes seal nendes sõidukites on ja üldse siin elus on ja kes mööda tänavaid liiguvad ja oma asju ajavad, et kõigil on veel oma see teadvus, oma tahe, mina lähen ja kõik tunnevad, et tegelikult neil on nagu õigused, siis peab seda asja kuidagi regullima. Just, jah. No see on huvitav, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis Jaapanis on kõige kõrgem protsent süüdi mõistetute protsent, et kui asi juba kohtusse läheb, siis mingi 97% tõenäosus, et sa vangi lähed, on ju, mis tekitab selle olukorra, et kindlasti jõuab vangi süütuid inimesi, on ju, aga
see on justkui ohverdus siis, ma ei tea, turvalisema ühiskonna nimel, et me oleme nõus sellega, selle nii-öelda eksimisprotsendiga, et mõni läheb süütult vangi, on ju, aga enamus on hästi korralik. Jah, täpselt. Aga seal muidugi ka, et no, aga kas nagu kohtusse läheb ka asi hästi kergelt jälle, et seal on no vot, täpselt seda ei tea, aga see on lihtsalt siuke võrdlus võib-olla siukse ma ei tea, lääne ja ida kuidagi mindseti võrdlus, et neil on selline, noh, nad on suurema eesmärgi nimel ohverdama mõned liikmed, on ju, aga meil on hästi individualistlik, et mitte keegi ei tohi liiga saada, on ju, aga siis tekibki see küsimus, et siis on nagu hästi palju bürokraatiat ja kõik on hästi on advokaadid ja keeruline ja kellel on rohkem raha, on ju, see võib-olla üldse ei lähegi, on ju. Ja ma ei olegi nagu keskendunud seda, aga enne kui sa ütlesid, et iga juhtum on nagu eriline, siis USAs on ju, et no ideaalis ju, no et selle inimese jaoks, kellega see juhtus pärast on tema jaoks on ju. Seal on jah, neile eristatud ju, et mingi first degree murder ja mingi second degree ja siis, et umbes, et noh, et kui sa avastad enda naise on ju petmas, et siis järsku, et noh, see on nagu kergendav asjaolu on ju, et siis sa muutusid nii vihaseks, aga kui sa nagu planeerid ette, siis on nagu mingi teistsugune mõrv on ju. See vist on meil ka ikkagi, ma arvan, et see afekt on nagu üks sükene nii, ja siin oli, vaata, alles oli mingi suur poleemika mingi vähem kui aastaga tagasi, et kellegi oli see, et ta ei mäletanud, et ta oli mälus peaga tapnud kellegi ära, et see oli kuidagi kergendav asjaolu, mingi siuke jama oli see. Ma kuskilt raadiost natuke vahel kuulsin seda, et see võib-olla ma praegu nagu lihtsustatult siin mingi esitan seda, aga et seal midagi sellist oli ja inimesed olid hästi rahulolematud selle, mis mõttes nagu, et mälus peaga võin käi, et ennem oli kunagi selline nagu raskendav asjaolu isegi. Ja oli ja mingi see teema, et ma ei mäleta midagi. Aga see, kui endal oleks ka, ma käisin eile väljas ja need käed on verised, et minu seisukohast on see ka, et ma tegelikult ei teadnud, siis keegi lõin kellegi vigaseks või midagi, et siis minu seisukohast on just, et ma tegelikult ausõna olen hea inimene, et ma ei tea, mis mulle sisse läks, ma ei tea sellest midagi. Kuule, aga kui Mussist rääkida, siis kui mina kuulsin esimesi sinu räpp-lugusid, siis mulle hakkas silma kohe see väga eriline stiil, mis on, ma ei tea, siuke dancehallilik rütm on ju, kuidas neid sõnu seada ritta sinna biidi peale, et kust sul see mõjutus nagu tuleb, see mingi rege mõjutus on see ilmselgelt. Ma kunagi kuulasin ise ka ikkagi mingi nooremast teismeest seal 90-ndate algusest, ikkagi, kui tulid need esimesed gangsterrapi videod, siis need tundusid nagu juba ägedad, Nõukogude Liidust kasvanud nagu inimesena tundus see sõnavabadus ja selline asi, et sulle näidatakse mingit vangide ja mingit gangsterite elu, et nagu juba cool tundus, et sellised asjad olid telekas näidata, et siis oli nagu atraktiivne minu jaoks. Ja siis hakkas see muusika väga meeldima ja siis saidki kokku selliste inimestega, et kuna see muusika oli ikkagi Aafrika päritolu inimeste muusika, pärusmaa nagu oli, siis sealt kuidagi ikkagi juba jõudsid sinna regeni ka ja see on veel nagu kuidagi coolim värk, et seal oli veel nagu see, et põhigängstad minu arust on nagu Jamaika gängstad, kes on nagu naeratus näol, aga nuga on ikkagi kuskil põues ja mitu kilo kokaiini on pagassis, et asi on muidugi tõsine ka, aga nad kuidagi nagu eriti nagu naeratus näol nagu ajavad oma seda gangsta värki ja samas ka nagu väga võimsalt, just seal on see, kui see on mingi raga stiili esitusel on alati nagu see preestri aspekt, et kuidagi see, kui ma olen võimas ja ma jagan teile siin mingit värki, et see on kuidagi ka imponeerinud alati endale ja siis selle poole on saanud püüelda ja siis mingil hetkel hakkas see hääl kandma ja saidki aru, et ma võingi nagu päris kõvasti karjuda ja see kõlab nagu enda jaoks hästi ja see publiku jaoks vist ka, et kui oleks nagu see, et ainult enda jaoks kõlaks hästi, et siis ja publiku jaoks mitte, et siis ilmselt võib-olla enam ei viitsiks tegeleda sellega ka, et sa saad seda tagasisidet, et see ikkagi läheb korda ka, et siis ta on nagu jäänud. Aga jah, et kui see küsimus oli, et kus see tuld on, siis sealt kaudu ja siis Ringo Ringväeli, ma mäletan, kunagi oli
Reggae Power, ilmselt oli see saate nimi siis, et seal on ka see saade nagu nimesid ei olnud Bashment veel siis? Ei olnud jah. Ja siis ma olin Kaitseväes, teenisin, see oli veel eelmine aasta 1000, mingi 97-98. Ja siis see oli nii, minust oli kas esmaspäeva õhtul või mingi lambi õhtul kuidagi ka, õhtuses vendis Raadio 8 seal. Ja siis mingi salvestasin mingi sõjaväest seal mingi makk-raadioga kellegi omaga seal mingi aknalaual. Kasseti peale? Kasseti peale, siis see oli siuke, kui oli nagu õhtul magamine, siis saidki kuulata seda üksinda nagu. Et siis ka kuskile jõudis nagu ka, kui sa oled mingis sellises keskkonnas siuke pool nagu vangis on ja siis kuulad mingit head soundi ja siis, nagu, ja, siis ta jõuab kuidagi nagu tugevamini kohale, kui et praegu ma arvan, jah, kui meil siin vist oli eetriväliselt sellest infoküllusest natuke juttu, et siis praegu iga asi nagu siukene, et põrkab suht ruttu tagasi ka, et sul on teiselt poolt midagi tulemas, aga kui sa oled sellises keskkonnas kuskilt, siis see jõuab kohale nagu ka. See on jah mingi teooria, mis mul on meelde jäänud kunagisest minu arust mingisugusest sellest TED-loengust on ju. Et üks mingi sotsiaalteadlane seal rääkis teksade valimisest, et kui sa kunagi, kui ei olnud nii palju teksasid, läksid poodi on ja seal oli võib-olla 2-3 erinevat mudelit, sa valisid endale need teksad välja ja sa olid tõsiselt rahul nende teksadega. Sina valisid ja parimad teksad. See on nagu tohutu nii-öelda saavutus, et sul on parimad teksad ja sa olidki nagu seesmiselt õnnelik. Aga et nüüd sa lähed, siis on sul 100 paari teksasid, et sa valid küll, need teksad on võib-olla isegi paremad, aga sa ei saa seda tunnet kätte, sest sul jääb pähe kuklasse, et ma ei jõudnud ju kõiki läbi proovida, et äkki ikkagi oli parem on ju kuskil. Et see nagu rahulolu on valikute paljusus, loob siukse mingisuguse ärevuse või sellise rahulolematuse, et kui sul ongi 1 või 2 on ja sa valid selle, mis sul rohkem meeldib ja ongi asi vask on ju. Ja muusikaga samamoodi, et siis oli vist jah, minul oli ka, et ma jõudsin kuskilt mingisugust rocki maailmast, jõudsin regeni ja siis reggae, mingi hetk ma kuulasin hästi palju seda ja siis oligi, mul hakkas toona nagu veits, mingi hetk viskas nagu kopa ette see, ma sain aru, et reggae on puhas nagu religioosne muusika, enam-vähem nagu siuke piibli prohvetlik asi on ja siis ma nagu põhimõtteliselt lõikasin sõnad ära ja siis ma jõudsin nagu taabmuusikani. Aga et toona kuidagi tundus, et kõik, mis sinuni jõudis, oli nagu suurema kaaluga ja siis olid hästi õnnelik. Kuna vähem oli endal ka 90-ndatel ikka, kui sa kuskilt mingi Poola kasseti said või mingi Warren G või mingi Ice Cube oli, keegi oli trükkinud sinna peale trükkimasinaga, see oli ikkagi nagu, see oli, sul oli see asi olemas põhimõtteliselt see album. Ja. Sa ei pidanud seda raadiost lindistama. Ja albumi kuidagi oli, et kuna seda oli nii vähe, siis sa ju kuulasid seda albumit läbi ja uuesti. Nüüd annab keegi albumi välja, et neid tuleb nii palju, see vaevalt on ju mingisugused suured melomaanid kindlasti, aga vaevalt, et sa nagu paned nii palju tähelepanu ühele asjale, mis välja tuleb. No praegult on jah neid kanaleid ka nagu Spotify, YouTube, ma ise ka nagu, ma tegelikult kasutan YouTube'i kõige rohkem, lihtsalt ma kuulen muusikat, et ma ei ole nagu mingi eriline helikurmaan, et tahaks midagi süüa ja siis midagi nagu mängiks, et siis panedki mingi kumb ja miksi või mingi sellise asja peale, kus keegi seal mingi tund aega on sulle valinud, mingi DJ selle ja et on äge. Aga ta on ka nagu sellel jah, ei ole seda kaalu, et kunagi ma teadsin iga lugu, põhimõtteliselt kõiki sõnu ja kõiki, mida kuulasin praegu nagu see, et tuleb ja läheb, nagu jõgi voolab. Ja ongi nagu väga mingis mõttes nagu raske isegi välja paista või mingisugust silmapaistat asja nagu leida. Ja artistidel ikka on nagu jah, et aga selles mõttes ma pean nagu tunnistama, et ega see mainstreami muss on nagu siuke alati olnud nagu igal ajal natukene siuke, et mingid vanemad asjad lähevad võib-olla nagu jälle nagu söödavamaks on ajas, et siis nagu, et see oli minu nooruses. Mingi nostalgia tekib, et tegelikult sellel ajal nagu ma seda lugu nagu võib-olla üldse ei seedinud, et mingi 20 aastat tagasi, et praegu ma võin öelda, et okei, see on see lugu ja ma tean, et tegelikult paremaks see läinud ei ole. No jah, see on ka see, lihtsalt seda halba, vabandust, isegi nagu seda sitta on nagu juurde toodetud nagu veel rohkem, et võrreldes sellega ta on selles mõttes parem võib-olla kui see tänapäevane. Just.
ja see on ka mingi mõte, mis ma olen avastanud, et kunagi, kui ma nooremana nagu ise teadlikult hakkasid mussi kuulama, siis ma tahtsin, et kõik oleks hästi underground ja siuke mainstream on kõik hästi solk, on ju. Aga nüüd ma olen lihtsalt kuidagi siuke filosoofiline küsimus on tekkinud peas, et ma olen nagu leebunud natuke selles osas, et mis seal siis on, kui see nii paljudele inimestele meeldib, on ju. Ja noh, minu hinnangul näiteks on see jama, aga et midagi seal peab ju olema, et mingid väga-väga populaarsed asjad, et noh, midagi peab seal olema. See ei saa midagi ongi, aga see on nagu, see ei ole nagu selle muusika nagu see enda sisu või see magic või see essence või see head, seal ongi see massi psühhoos, et esiteks on seal hästi palju selle peal nagu vist, et noh, et kõigile aru saada, iga üks saab kohe nagu samastuda või midagi, et liiga keeruline ei tohi olla, mis on juba nagu noh, et juba nagu igavaks, kui sul on nagu siuke maitse, et sa meeldib urgitseda mingi asjaga, siis sul hakkab kohe igav selle peale, kui sa nagu kohe saad kätte seal on. Ja siis on teine asi on see, et noh, et meie tunne on see, et noh, see meie kõik ju kuuleme, et noh, et see on see massi fenomen on nagu lihtsalt nii palju kaasas, et see muusika enda sisu on natuke nõrk seal. No sellepärast ongi ju, ma ei tea, Läila armastuslugu on väga-väga äratuntav, aga selline kunstiline armastuslugu, kus võib-olla ei ole väga kergelt öeldud välja, et sina igatsed mind ja mina igatsen sind, on ju. Et see on nagu jah, raskemini see on nii filmi kui kujutava kunstiga kõik, et noh, kitsch on nagu siuke, et kellel ei ole siin nii nõudlik maitse, tal nagu sobib, teab, et seina peal käibki mingi siukene pilt, et mul on olemas see ja kõik on hästi. Ja no selle järelduseni ma olen ise ka jõudnud, et inimesed, kes näiteks naudivad siukest mainstream raadiomuusikat, et noh, ei saa nüüd öelda midagi nagu halvasti nende kohta, et need inimesed on need, kellel võib-olla ei ole aega, tahtmist või energiat oma maitset välja kujundada ja nad tarbivad seda, mis neile siis esitatakse. Ja seal on see emotsioon nagu hästi palju, hästi tähtis, et seal ongi just festival, kui tuleb see live on ja keegi, et siis ma tean nagu seda artisti ja ma ei lähe sinna otsima mingit midagi uut või midagi, ongi see, et see on turvaline värk, ma võtan oma õlle ja meil on sõpradega hea olla, et ma ei saagi nagu pahaks panna, aga minul on nagu igav. No sinu sõpradega õlut meeldib mulle ka juua. Sinu lüürikast tuleb mängu ka selline teatav siuke pabulõni põlema panemine ja ütleme siis süsteemis kahtlemine, et need mõjutused, ma ei tea, kas sul tulevad, või noh, hea uus ilm on ju konkreetselt selle Huxley raamatu järgi, et kas need mõjutused tulid sinusse kuidagi regemuusikast või selle noorena või kust sul selline süsteemi kahtlus sisse tuleb? Kui see ongi ikka see sama, et noh, nii muusikast on seda eeskujud on ja regemuusika on nagu kõvasti seda Babyloni põletamist. Ega nüüd hiljuti ei olegi nagu teinud, kas see on ikkagi olnud nagu kunagi, kui ikkagi sai alustada sellega, et sellist vihast, aga üks asi on nagu muusika, mis on nagu sinna kindlasti kohe otseselt nagu noh, oled tahtnud ka sama laadset asja teha, aga et noh, see ongi see, kui see raamatu pealkirjad, noh, lugemine on oleks ka olnud ikkagi päris tähtis, mõtlemine, lugemine, mingid häid filme, ja pluss nagu head sõbrad, kellega sul on võimalik nagu rääkida nagu ka millestki muust kui lihtsalt sellest, nagu kui palju midagi maksab või kust midagi saab osta, et seda niisugust maailma seda essentsi otsida, et see kõik on, või noh, kui me alguses rääkisime sellest ka, et nagu seadusest alustame pihta kohe, et siis et jah, see on nagu tehtud nagu selleks, et see on see raam, nagu sisu on ikkagi elu, ma loodan, et seda ei võeta meilt nagu ära. Et me saame elada sellest nagu raamis nagu niimoodi, et me oleme seal raamis ja miks ma mitte ka vahepeal korraks sealt raamist väljas käia. Kui see kellelegi halba ei tee. Ja see tekitab sellise huvitava efekti maailmas, kus me elame, et kõik on justkui näiline ja kõik kuidagi saavad aru, kes natukenegi viitsivad süveneda, et tegelik on mingisugune tegelik maailm, mida mängitakse nagu kardinate taga, aga see, mis nagu on üldlevinud meie inforuumis, see on justkui näiline või noh, seadustega samamoodi, et kui sa
ma ei tea, siin paned mingisuguse seaduse peale, mingi CO2 seaduse, siis mõtled, aga kellele see seadus siis kasulik on, ja ma ei tea, elektriauto tootjale näiteks võib olla see kasulik on, et siis tekibki siuke imelik efekt maailmas, mis mulle tundub, ongi meil praegu käimas nagu see periood, et inimesed nagu saavad aru, et meile esitatakse mingit pilti, mingi veel isegi hea tahtega, et näed, päästame maailma ja nii edasi on ju. Noh, see rohenäide on lihtsalt üks näide sellest, aga et siis, et mis see nagu tegelikult tähendab on ju. Et tegelik mõte alati on kuskil ikkagi seal taga, siis sa pead nagu süvenema, jälgima. No eks jõupositsioonil ikka nagu on võimalik nagu neid raame nagu ehitada on ju. See niikuinii, et ma võin mõelda, aga mina nagu seda välja ikkagi ei mõtle, et ma proovin lihtsalt nagu nii palju, mis see minu jaoks tähendab on ju, või et automaks mind näiteks ei puudutanud üldse, et nagu naine on nagu maksnud seda nüüd, ja ma ise kasutan autot ka nii vähe, et hoiab mind sellest nagu eemale ka, aga sina oled talle raha selle jaoks? Ma ei ole ka trüginud, ei ole andnud. Või võib-olla väga ma mõtlen kogu selle autonduse juures, mis meil on olnud, et mina olen see, kes meie peres sõidab naiste rattaga ringi ja naine sõidab nagu autoga enam. Hommikul mõtlesin selle peale, et selle rattaga sõitmise peale on ja siis Maxtract on Rakvere Massive'i või Grasshoppa, sest räpi inimesed teavad ikka on Maxtracti. Et ta ütles mulle, et nagu see ikka naistekaga ringi julged sõita, siis tähendab, et sul on enesekindlus jumala põhjas. jah, sel hetkel on ilmselt. ja see on see sama teooria, et a la, et ebakindlad inimesed sõidavad mingi suurte džiipidega ja siis tuleb Mr. Beanu mingi hästi väikse. Sellist asja kindlasti on väga palju. No kindlasti. Aga mitte alati ei tähenda seda. Jah. Kusjuures Maxtracti ma üritasin siin mingi aasta või 2 tagasi olnud saada ESO podcasti, aga ta oli nõus ja kõik, siis me suhtlesime, me lihtsalt ei leidnud nagu ühist aega üles kuidagi. Aga sa kasvasid Rakveres üles siis ju? Jah. Ja Rakvere on millegipärast seostatakse nagu tohutult ikkagi räppmuusikaga, et üles kasvades oli seal see nagu tunda seda, et ma ei tea, kõik kuulasid räppi või? Ei ei olnud niimoodi? Ei, me ise ikkagi olimegi need pioneerid, kes selle nagu kuidagi tõimelt väga väike seltskond, kes seda räppi kuulas tegelikult, aga nagu me ikka kuulasime seda nii, et ikkagi oli kuulata ja siis võib-olla suutsime selle kuidagi nagu mingitele noorematele inimestele ka nagu atraktiivseks muuta. Aga meil muidu see seltskond oli, et seal oli sellised alternatiivmuusika kuulajad, oli nagu muidu küll sellised erinevad sellised kaadrid, et siin alles hiljuti oli Torni baarist juttu, et Ring vaatas isegi. Et see oli selline koht, kus olid kõik mingid pungid ja igast erinevad metallitüübid. Need kõik oli nagu vähe ka, et mahtis kõik sinna baari ära, kas seal oli erinevaid žanreid, mida keegi nagu armastas kuulata või siis ise ka viljeles, seal olid nagu bändimehed ja kõik, et neid oli palju ja see oli kuidagi nagu selline, see oligi selle mainstreamile nagu selline vastuseisev koht, nagu Torni baar on, et kus lihtsalt mingid suvalised nagu diskoinimesed nagu ei sattunud nagu, nad hoidsidki sellest eemale ka, et nemad nagu suhtlesid meisse nagu kindlasti nagu ka nagu et me ei suhtunud nagu nendesse nagu, et mis kuradi tüüb nüüd on, vaid me teadsime, et me ei taha nagu lihtsalt sellised olla, et me tahame kuulata oma muusikat. Kunagi tundus hästi selge see jaotumine, et kuhu gruppi sa siis kuulud, et oli räpigrupp. No 90-ndatel oli nagu väga selge kuidagi jah, mingid rocki ja metalli asjad ja siis olid ossid või enam-vähem niimoodi ta läks. Aga õnneks mingis mõttes, võib-olla natuke kahju ka, et see asi on läinud nagu segasemaks ja inimesed tegelikult aktsepteerivad üksteist palju rohkem, muidugi seda sellist füüsilist nagu mitteaktsepteerimist on palju vähem, aga seda sotsiaalmeedias, seda sellist asja on jälle muidugi hästi palju, kuidas inimesed nagu
valavad ikka välja nagu mõtlemata, mida seal nagu öeldakse teistele, et noh, sellest on väga palju räägitud ju ka. Ja ma mäletan, ma just rääkisin kellelegi seda lugu, et ma nägin mõnda aega tagasi Balti jaamas kõndisin ja siis nägin sellist väikest kampa, mingi 3-4 pealised noored ja mul kuidagi tuju läks nii rõõmsaks, nad olid sellised punkarid, noored punkarid, nagu mina mäletan, et nad jõid 2-liitrist mingit õlut seal on ju, ja noh, nad ei olnud sellised nagu moepunkarid või sellised on ju, et olidki päriselt sellised sitapunkarid nii-öelda ja chillisid seal, aga mul oli, või noh, et väga ei näe sellised inimesi enam on ju, ja siis mul oli kohe tuju rõõmus, et ahah, näed. Ülases oled käinud või? Ikka. Seal ma olen ka sattunud nagu on kutsutud ja siis on nagu ka üllatud, vaata, et see pungiskeene on praegu nagu ikkagi päris hästi õitseb tegelikult, et korralik underground punk. Siis jah, sinna satuvad minu arust väga huvitav kirju seltskond satub sinna kokku, et tõesti mingisugusest täiesti läbilõige mingis mõttes ühiskonna elust on ju. Aga mis üldse igapäevaselt teed, milline su päev välja näeb, sa kuskil, ma ei tea, tööl käid või? Ei, ma olen nagu alustada sellest, ma õppisin Viljandis kultuurikolledž, oli see, lõpetasin vist akadeemiana juba, õppisin nagu koreograaf, tantsi ja tantsuõpetaja, selline diplom on mul olemas. Kusjuures, kui ma kunagi nägin kuskilt ETV-st või mingisugust asja ma nägin, ja mina ei pannud üldse kokku, siis ma vaatasin, et mis asja JOC tantsib seal või nagu nii erinevad maailmad kuidagi, et mina olin harjunud mingid rap-lugusid kuulama ja siis mõtlesin, mis toimub. Ega jah, see ei ole, oleks siis veel nagu mingi hip-hop tants või ei, ma sellega ei ole nagu kunstitants ikka. Ikkagi täitsa jah, selline kaasaegne tants, põrandar rullimist ja asja. Ja siis noh, tänu sellele ma olen ikkagi jäänud sinna nagu maailma kuidagi nagu alles ka ma ei ole kuskil nagu teatris, no polegi sellist tantsuteatrit Eestis ei olegi olemas, on, et siin on mõned trupid on ja seal mingi Fine Five on kõige kuulsam võib-olla, aga meil on selline trupp, kuhu ma olen nagu aja jooksul kutsutud ja sattunud nagu sinna, üks minu kursavend on ka ja siis on 3 naisterahvast seal praegu ja selle nimi on Suga ühendatud tantsijad ja mina olen juba nagu aastatega veitsema seda vormi nagu ikkagi minetanud, nemad ülejäänud on seal kõik ikka üsna heas vormis nagu tegelikult. Ja siis me teeme sellise nooremale vaatajale lavastusi, tantsu, selline liikumislavastusi, et ma peaaegu iga kord surun ikkagi selle läbi, et ma tahaks ikkagi mikrofoni. Ma ei pea seda suruma, et seda kuidagi nagu tegelikult nagu kõrvalt vaadates võib seda nagu niimoodi nagu öelda, et JSC surus selle läbi, et teeb mingi laulu seal on. Aga ma ikkagi tantsin seal ka kaasa nii palju, kui ma ikkagi suudan ja mingid muid asja, et ta ei ole nagu selline nagu 100% tantsu asi, vaid seal on niisugused kaasaegset teatrit igat moodi, mingi teksti meil seal päris palju vahel. Et need on nagu sellised projektid, mida aastas nagu mõned lavastused tuleb ja siis kahjuks neid me kogu aeg ei mängi, et kui ma saaks nagu ikkagi olla iga nädal nagu etendusi anda, siis ma oleks ilmselt ka paremas vormis, et vahel on nagu paar kuud midagi nagu ei toimu selles vallas, et siis on kirjutan mingid laulusõnu või siis ka nagu prooviperioodid muidugi vahel kestavad ka ikkagi nagu mingi 2 kuud ära. Et enne mingit uut esietendust, siis ma ikkagi käin nagu igapäevaselt proovis ja ajan ennast jälle natuke paremasse vormi ja siis pärast jälle natuke langeb see asi. Aga et jah, peale selle tantsu teatri nagu ongi mingi refrääni räppar nagu kuidagi sattunud. Sellega ma muidugi ei teeni üldiselt midagi, et selles mõttes lihtsalt see on kuidagi lõbu pärast. Ta on nagu kuidagi keegi võtab ühendust jälle, et kuule, et mul siuke beat, et ma ei tea, mingi salm on ka võib-olla, et mis sa mõtled, et äkki viitsid teha mingi refrääni siia või vahel on kellelgi isegi midagi juba valmis nagu, et tee kuidagi enda omaks see asi midagi juurde. Et ma olen nagu hästi palju sattunud siin Eesti hip-hopi maastikule, et ma ei ole sealt ka kuskile kadunud, aga ma ei ole midagi nagu uut, mingi soolona ei ole nagu üldse tulnud, et ma olen kogu aeg siuke, et oi, teeme. Aga ma korraks mõtlesin, hommikul Tommyboy on mul ikkagi nagu seda korduvalt, et kuule, millal su album tuleb siis, et kõik ootavad, et JSC Soul album oleks ka vaja välja anda.
siis ma olen seda kuidagi nii... Millal tuleb siis? No, mina ei tea, et vahepeal isegi nagu võtsin nagu enam-vähem mingi plaani, et hakkan tegema. Siis ei ole seda nagu sellist nälga sükse asja vastu, vist et ma nagu olengi mõeld selle peale, miks mul ei ole seda, see ongi see, et ma tegelikult ei ole mingit tähelepanu vajadust üldse, et ma tegelikult nagu oma igapäevases või niisugune tavatöös olengi nagu kohtungi publikuga hästi palju, et kui ma laval olen, siis ma saan selle tähelepanu kätte, esinemisi ka nagu on enam-vähem midagi, et mul ei ole seda nälga, et ma pean, et ma iga päev teen mingit muud asja ja siis ma pean nüüd sellest rutiinist välja saama, et ma teen nüüd nagu kirjutan selle pärast kodus mingit räppi, paljud ma arvan teevad seda selle pärast, et neil on nagu, see on selline väljund, vaata, et sa saad seda enese teostust ja enese väljendust nagu selle kaudu just anda, suht sellist vabakutselise elu. Ja ikka täitsa. On ka ikka siin aastate jooksul vahel mõned korrad täitsa mingi seal töötu kassas käidud ja mingi, et aga no mingit abiraha mulle keegi nagu ei ole kunagi taht maksta, sellepärast, et mul on kogu aeg ikkagi nagu on jälle mingisuguseid projekte nagu näidata, et seal peab olema nagu, ma ei tea, kas 6 kuud või 3 kuud sa pead olema täitsa nagu mingi nälgima, see on mingid omad mingi väga hullud süsteemid, siis ongi see, et võt siin ma ikkagi käisin ja tegin mingi keika, kus ma sain raha ja maksin maksu selle peast, et siis sa ei kvalifitseeru sellena, et siis raha ei jätta. Aga muidu, no ütleme, et päeval, kui sul nagu midagi väga ees ei seisa, et ma ei tea, mis sa teed siis, mis sööd hommikust ja viid lapsed kooli või? Nad õnneks lähevad ise juba. Aga kooli viima pole pidanud kunagi, et nad on nagu kooli nii lähedal. Ei no ongi siis, kui vaatadki, et kellegi lubasin mingit reffi kirjutada, siis vahel need asjad on nagu nii ebakonkreetsed ka, et siis nad lähevadki vahel mingi aastaid kellegi. siis ei tulegi võib-olla midagi. No, siis ikka hästi palju võtab see võtad jälle mingi arvuti lahti, et ma telefonis õnneks ei ole nagu selline, et kui ma kodust ära olen, siis ma telefon ei tõmba mind nagu sisse niimoodi. Et mul on ikkagi võtad arvuti nagu lahti, et siis kui ma nagu Facebookis, ma võin sinna küll jääda ka päris pikaks ajaks ja siis ongi raiskad seal hästi palju aega ära jälle mingi asja peale. Siis vahel mõtlen, nüüd mängiks midagi. Vahel võid mingi suurem nagu tuhin peale tuleb trenni ka. Väga chill tundub. On aga niimoodi rikkaks ei saa, et selles mõttes Aga tahaks sa rikkaks saada? Mul ei oleks selle vastu kindlasti midagi, aga see on jälle, et selle tahtmise ja siis see laiskuse ratio on nagu siukene nagu suht 50-50, et üks ei ületa nagu väga palju teist, et see mingi motivatsioon nagu tuleb peale, siis nagu see mingil hetkel on see, et aga nagu see laiskus on nagu, mille peale nagu rikkaks tahame ju saada selle pärast, et nagu hästi elada, aga hea elu tähendab ju seda, et sa saad chillida. Ja siis nagu see asi kuidagi peabki nagu tasakaalus olema. Kui sa ainult rabad, mul peaks olema nagu väga mingi kindel eesmärk, mille nimel ma teen ja mingi perioodi. Ma saan nagu mingid, nagu ma olengi harjunud projekte tegema, et ma teen tööd 2 kuud, 3 kuud on ja täitsa raban nagu iga päev, aga siis peab olema see mingil hetkel tulema see, et ma ei tee midagi ja see on mu lemmikaeg. Sa oled võib-olla nagu tüübilt, kui võrrelda jooksjatega, oled rohkem selline sprinter kui maratoni jooksjat. Mingi kiire sprint ära. Kui seda kujundlik kasutada, siis muidu jooksmisega mul üldse väga hästi ei ole, aga kujundlikult jah. Ja, et ma lihtsalt on mingid inimtüübid, ma olen ise nagu seda võrdlust alati mõelnud ja ise ma tundun endale ka sprinter, et mul on ka võime nagu mingiks perioodiks hästi intensiivselt teha ja siis on vaja ikkagi chillida. Kui päris sprinterid on ikkagi päris mingi lühikese distantsi jooksud, ma võib-olla siuksed mingi siuke, mis on need siukesed juba siuksed, et maraton jah kindlasti ei ole, et nii palju nagu järjest. Siuke paari kiltsa. Ja sellised, mis on mingid 1500, mis need on need siuksed distantsid, võib-olla see, et mingil ajal teha rasket tööd, mingi siukse täitsa ebamugavalt ja nii ja siis nagu mitte. Ja sprint on jah siuke,
et panna ka need mõned inimesed võib-olla on siuksed, kes võtavad nagu ennast mingi 3 päevaks nagu niimoodi kokku, et teevad selle ajal mingeid ulme asju, võib-olla kunagi oli sellist asja ka endal, aga et no need on, ma mõtlen nagu just eriti siuksed mingid, mõned on siuksed püstolnäitlejad ja mingid õhtujuhid ja siuksed vennad nagu, kes suudavad nagu endal on nagu mingi nagu ühe õhtu nimel tõmmata mingi 2 päevaga mingi siukse noh, eks nad seda võib-olla harjutanud ka, aga see on kuidagi nagu neil just nagu loomuomasem ka, et mina see õhtujuhtimise värk on nagu vahel olnud teinud, aga ma ei tunne ennast nagu liiga hästi seal. See tähendab nagu kuidagi liiga hullult kontsentreerida ennast mingisuguse asja jaoks ja kogu aeg olla siuke vend nagu, et no ja seal sa pead olema ja just keegi ei taha näha mingisugust mossitavat õhtujuhti. See on sprint minu jaoks, et siis tuled kogu aeg nagu ainult nagu välja kuidagi. Selle peale ma olen mõelnud ise nagu raamatuid lugedes ja nende kirjanike lugusid ka kuulates, et üks raamat on see Jack Kerouaki Teel, mis on hästi kuulus ja väidetavalt siis ta kirjutas selle valmis 3 nädalaga kõik nagu ühe paberirulli peale, et lihtsalt niimoodi tulistas on ju, aga noh, mõni kirjanik kirjutab, ma ei tea, 10 aastat oma raamatut on ju. Et siis see tundub mulle siuke maratoni sättija, et nagu mõtleb, sätib, kirjutab, muudab, möllab on ju, aga siis see tuli kõik nagu ühe oksendusega välja ja nii oligi. No ma arvan, et inimestel tuleb ka erineval moel, nagu, et ma seal Kerouaki muid asju ei ole lugenud vist üldse, aga et ega mul endalgi, et vahel sa kirjutad mõne salmi või mingi laulu täitsa kirjutad mingi tunni aega valmis, päris okei pikkusega mingi siis mõne asjaga läheb tõesti paar aastat aega ja mõni asi jääbki sinna, et ongi pool salmi ja kuidagi jääbki sinna. Ja siis kui näed neid inimesi, kellega koostööd, et siis see on mõlemil on niimoodi, kuule, me pidime tegema midagi. Aga sul ei ole nagu mingisugust sellist, ütleme, kui mingi näiteks noor räppar võtab ühendust, et kes ei ole nii-öelda ennast tõestanud või mis iganes, et kuule, et teeme fiiti koos, siis sa ei mõtle niimoodi, et kuule, et mees arene veits on. Ei, ma kuulan ära kindlasti nagu. Ja siis kui nagu ikka nagu pole nagu sattunud kedagi, kes on päris nagu halb vist, nagu minu hinnangul, võib-olla siin keegi teine ütleb, et kuule, sa oled teinud küll. et noh, ma ei tea niisugust päris mingit lootusetut asja, ma ei mäleta ise. Et ma kellelegi küll nagu kohe, ma olen nagu hästi halb vähe, siuke ei ütleja küll. Ja noh, ainult siis, kui on nagu päriselt mingisugust tegevust endal, mul tihtipeale on ka nagu, selles mõttes nagu ma chilli nagu päevad läbi, mul on nagu lihtsalt ongi neid erinevaid asju on kogu aeg nagu päris mitu, millega kunagi tuleks nagu hakkama saada. Aga et nagu mulle meeldib see kõige rohkem, kui ma tunnen, et võib-olla ei taha sellega praegu tegeleda, aga ma ei taha nagu ära ka öelda, vaatan, kui nagu mul päriselt on mingisugune teisi asju vaja, siis nagu kuidagi lükkad edasi või et ei pea valetada ka ei meeldi, vaata, et mul ei ole üldse aega, nagu, et kui tegelikult midagi ei tee. Ei, ütlemine on jah suht siuke oskus, mida on raske isegi välja arendada. Aga no see hästi oleneb jah, et see oleneb, kui palju sul ilmselt ka seda tegemist on vaja teha, et ma kujutan ette, et sellisel tüübil nagu Genka on ja tal on üsna kerge nagu siuke... Ja ta on harjutanud seda kõvasti. Ei, no tal on lihtsalt nii palju seda, ma olen kõik naaguvad tagalal. Mul on nagu piisavalt nagu õhku seal vahe, et ma ikkagi nagu näen jälle, et kuskil keegi on mingi Messengeris kirjutanud, mingi tere, kuule, mis tahaks mingit siukest asja. Et noh, see ei ole nagu iga päev mitu tükki, vaat, et siis ikka nagu loed läbi nagu, ja suhtled nagu vastu ka. Aga Päär, mis sa arvad, mis pärast surma juhtub? See on jah, mis see on? Ei oska nagu midagi arvata, et ma olen nagu proovinud ka nagu arvestada kõiki neid nagu et mis nagu on. Variante nagu on. Variante on, et mingid ümbersündimist ja pole üldse midagi, või energiajäävuse seadus ütlevad midagi, nagu peab, et selles mõttes peale surma, et jah, kõige keerulisem asja on see teadvus, see, mis see ümber see mateeria siin, nagu, et see on selge, see kõdune peab muutub uueks ja aga et jah, ei ole selles nagu selgust saanud ja ei ole mingi ühegi suuna nagu mingi väga suur pooldaja, et
et noh, et see on nagu, et kui inimesed räägivad nagu sellest, kuidas noh, kõik on nagu ümber sündinud kuskilt mingid Egiptuse vaaravad, siis tekib natukene see, et palju neid siis nagu olla saab, on ju. Aga kui siin on lihtsalt, et hing on nagu mingi elusolendi, mingi teine mingi reinkarnatsioon on niisugune, et noh, siis kui mõelda igast putukaid ja neid on ikka päris palju, on, et siis see võib-olla nagu kuidagi äädipapp ka nagu on, et ja ma olen ka mõelnud sellele nagu, et matemaatika hakkab sealt ja lonkama kuskilt, kui kõik on inimese ümber sünnid, siis nagu ei tule nagu läbi. Ja et kuidagi hingesid jääb siis väheks. Eriti kui kõik tahavad olla mingid Napoleonid ja vaadavad, siis läheb nagu üldse väga keerulis ja neid on nagu ka, ma ei tea, ka tean nagu, et paljud ikka teavad nagu, et nad on nagu mingid sellised ja muidugi sa ei taha ju tunnistada, et see mingisugune suvalohk olid kuskil, sa olid ikka kõva vend. Või noh, see oleks nagu, ma olin eelmist elus hästi hea vihmaoss, et sellepärast ta on inimene. Ma ei tea, see on huvitav teema, millega tegeleda, aga ma ei ole veel vist jõudnud sinna, et sellega nagu igapäevaselt rinda pista valida. Jah, see on ka üks minu lemmikküsimusi, ongi kogu selle podcasti mõte, nagu, et selle küsimuse ümber arutleda, siis ega keegi ju ei tea, on ju. Aga no ma olen ka jõudnud ainult sinna maani, et minu jaoks ma lihtsalt välistan ühe, et kõige ebatõenäolisem variant on see, et must ja mitte midagi. See ongi see sama energia jäävuse seadus, mis sa mainisid, et Otsin, jah, ei tead, võib-olla on mingisugune mull kuskil kosmoses, kus see läheb tagasi sinna ja siis tuleb kuidagi uuesti siia. Mina ei tea, mis see, jah. Aga see, et päris see ei tundu loogiline, et see teadvus nagu plõksti nagu, kus ta siis tekib? No see on vist siuke suund, mis on nüüd järjest rohkem kuidagi aktsepteeritud, on see, et kui muidu nagu ikkagi me mõtestasime ja tundsime ja rääkisime teadvusest kui millestki, mis on nagu siuke individuaalselt sinu sees on ja minu teadvus siin ajus, siis nüüd kuidagi ikkagi jõutakse järeldusele, et see aju on võib-olla ikkagi mingi antenn ja teadvus kui selline on üldse mingi nii-öelda väljaspool seisev asi, et kuhu sa nagu lülitud on ju. Mitte see just kui on sinu sees siin ja nüüd siin olemas ja vähemalt minul on jäänud siuke mulje, et nüüd nagu saadakse aru, et see on ikkagi mingi siuke, ma ei tea, kõike hõlmav mingi süsteem, kuhu lihtsalt meie inimesed on nagu seened, vaata tulevad välja, on ju, mullast pistavad peaga, tegelikult ju all on kõik see seene niidistik ja nii edasi. Et umbes siuke paralleel nagu sellega. Aga karmasse usuda? Ei tea, tegelikult tahaks nagu uskuda sellepärast, et siuke nagu ettevaatliku inimesena vist nagu küll nagu tahtnud seda, kui lapsena on kuidagi tundunud see nagu loogiline asi, et ära tee seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse. Et selles mõttes olen tahtnud uskuda ja proovinud nagu ikkagi eladagi niimoodi. Aga sa vaatad, et nagu mõni tüüp paneb jumala pohvilt. Et võib-olla see ei ole ka, et ei oska nagu kindlalt nagu ei saa öelda, nagu, et mina ei tea. Võib-olla tule, seal on võib-olla see, et ikkagi kui sul on endal nagu see kuradi sisemine see siht nagu nii tugev, et sa võid pohvilt ükskõik kuradi läbi ükskõik mis seina minna, et siis võib-olla nagu ükskõikstel tüüpidel ei olegi midagi sellest, aga mina ei tea. Ma arvan, et see jama tekib siis, kui sind ennast hakkab, kui sul nagu kahtlused on, et kas ma tegin nüüd õigesti ja siis proovid nagu ennast petta sellega, et siis hakkab halvasti minema. Võib-olla niipidi, aga mina ei tea. Ma ise siin mingi paar aasta tagasi vist mõtlesin nagu selle mõtte, et minul on nagu niimoodi, et ma ei tunne, et ma oleks nagu nii hea inimene nagu sees, et ma võiks käituda nagu mingi ilge munn, nagu, et ma nagu selle pärast juba, et ma ei tunne, et ma sisimas olen nii hea inimene, et ma tunnen, et ma ei ole nii hea, siis ma proovin ikkagi nagu välja nagu anda endast nagu ikkagi parimat, ja siis on nagu teist mingi, mulle tundubki vahel mõni tüüp tundub, et ta ongi nagu nii nagu hea tüüp, et ta võib ükskõik mida teha ja tal sellest nagu mingit kahju ei sünni, et see on huvitav mõte, et ma ei tea, kas see niimoodi võib ka olla nagu, et see on nagu huvitav mõte, millega nagu mängida, võib-olla kui sul ongi nagu selline, sul on see sisemine, see hea nii paigas on, et sa võidki kõigil tehaks kõik mida ja sul midagi ei juhtu. See on huvitav ja see
kuskilt mingisugusele John Jonesi UFC legend, et temalt vist küsiti kuskil, et kas sa oled nagu hea tüüp, kes etendab halva tüübi rolli või sa oled tegelikult halb tüüp, kes etendab hea tüübi rolli, et kumb sa sisemiselt oled, et selle järgi ma kuidagi saan aru su mõttest, et kui sa nagu ma ei tea, nii kindlalt oled tegelikult ise hea ja korras inimene, siis see, et sa kellegi võib-olla ilma põhjuseta perse saad, et siis see ei mõjutagi sind. Aga inimese ju enda uskumised, ebausk ja kõik tuleb sellest, et inimene ise tekitab selle süsteemi endale, ise usub sellesse ja siis võib-olla mingisuguse ma ei tea, universaalse seaduse järgi, siis ta elabki selles reaalsuses. On ju. Et see, kui sa nagu tunned seda, et kui sa teisele halba teed, siis tuleb sulle tagasi, siis võib-olla tulebki, aga mõni võib-olla on. Ja, see on asi, mille peale nagu võib mõelda, aga muidugi see on jälle see, et sa ei mõtle seda välja vist. Võib-olla mõtled ka, keegi kunagi võib-olla mõtleb. No ja mulle tundub, et sellega on ka muidugi see, et nii kui sa juba selle peale mõtled, siis see paneb su sinna ühte rühma ära, et need inimesed ei arutle sellisel küsimusel, kes pealtnäha on ilged sitapead, aga kellel läheb elus nagu nii hästi. Et neil isegi ei teki nagu. Muidu veel nagu elu mõtte kohta, nagu ma veel täna hommikul lihtsalt mõtlesin, et kui sa küsid nagu sellist asja, siis ma täna mõtlesin seda, et ega siin on vist niipidi, see küsimus nagu eeldab seda, et kas nagu, siis on nagu, et mõte on suurem kui elu peaks olema, aga kui on hoopis niipidi, et nagu mõte on lihtsalt elu mingi kõrval või kaasprodukt, siis selle küsimusel ei ole ka nagu mingit mõtet, et kui nagu elu on suurem kui see mõte, siis see küsimust ei ole vaja küsida. Et on hästi palju mingi loomarid, samad putukad, igasugused väiksemad olendid, kellel Vaat siin ongi nüüd, et teadus neil vist on tänapäevases mõistes ka juba, et nagu kunagi neil ei usutas sedagi olevat. Aga et nagu mõte neil vist nagu ikkagi nagu, neil ei ole nagu ajugi paljudel, et selles mõttes seda mõtet ei ole, neil on lihtsalt see asi, kuidas siin edasi minna. Nagu. Jah, selle peale ma olen hästi palju mõelnud, mulle meeldib ka, ma ei tea, loomad lihtsalt meeldivad või nagu vaadata igasuguseid loomi jälgida ja nii edasi, et seal on nagu mingisugune siuke ma ei tea, kas mingi enesesteadlik olemine või mingisugune protsess on neil nagu ära lõigatud, et neil on nagu mõte või instinkt või mis iganes see on, ja seal ei ole mitte mingisugust muud mudru vahel, et nad nagu siis tegutsevad selle järgi, et inimene on see, kes nagu mingi, ma ei tea, abstraktselt hakkab mõtlema, et ideede ja umbes ja, et see on nagu inimeseks olemise. Aga see on muidugi ka üks asi, mis mind viimasel ajal hakkan nagu aina rohkem närvidele käima, et see meie elu nagu iga päev keskendub ikkagi nagu ainult sellele nagu argi inimeseks olemisele. Et see inimese kesksus nagu on nagu igavaks hakkab ja nagu häirima hakkab nagu tihti, et tahakski nagu, et see maailm on ikkagi natuke suurem kui see, just seesama seadused ja asjad, millest me alustasime. Et see inimene nagu ta on nagu minu elus ka väga tähtis asi on nagu teise inimesega suhelda, et on kõige kergem, et me räägime ühte keelt on ja mul on lapsed ja perekond ja vanemad ja vanavanemad ja kõik. Aga et tegelikult siin maailmas on nagu väga palju muud asja, mis on tegelikult isegi võib-olla tähtsam. No see ongi selle tegelikult ju hästi kulunud küsimus ja paljud inimesed nagu lükkavadki selle kõrvale, et ma ei tea, elu mõte on elu, aga mulle tundub, et selle küsimuse üle mõtlemine on juba mingis mõttes selline kasulik protsess või see ongi see, et siis sa ikkagi kuidagi proovid mingit suuremat pilti ka nagu saada, aga jah, see, et ütleme, kui taga ajada elu eesmärki, siis on ka väga kulunud tõde, et tihti peale mitte eesmärk ei ole see põhipoint, vaid see taga ajamine ise on ju, et see teekond saab nagu selleks nii-öelda selleks lõviosaks on ju asjast. Ja samamoodi igasugune asja üle arutlemine ongi, et võib-olla see arutlemine ongi mingi protsess, mis kuidagi äkki siis muudab sind paremaks inimeseks kokkuvõttes on ju, et vastust tegelikult sa ju kätte ei saagi lõppkokkuvõttes. Nagu seesama see surmaharjutamine, memento mori on ju, et aga seal
budistlikus traditsioonis nagu täitsa nagu inimesed nagu harjutavad, noh, et võtavadki iga päev nagu aega anda selleks nagu teha neid see mingi lahtilaskmise harjutusi, ma tean, me oleme ise mingi etenduse raames nagu ka tegime seda, et sinu ees on suur hall platoo, paned sinna mingi selle asja, see on läinud. Et noh, kui sa igapäevaselt nagu sellega tegeled, noh siis ilmselt sa ei karda nagu surma ka nagu väga, et see ongi, saadki nagu rahulikult ära minna, et kõige suurem mure nagu vist väidetavalt ongi nagu nende inimestel, kes nagu surma hetkel nagu ei suuda lahti lasta, et siis võivad tekkida selle igasugused need anomaalsed, noh, võib-olla kuskil keegi jääb kuskil kinni ja hakkab siin kollitamas käima. Ja neil on jah, huvitavad see liiva sisse mandala joonistamine on ka hästi äge, et ma ei tea, mingi nädalaid või kaua nad teevad neid ülipeeneid mandalaid sinna ja siis lõpuks ja see on ka hea harjutus. Millalgi lugesin seda mingit Paulo Coelho, mingit väga tuntud raamatut, on palju neid, aga kus ta käis seda palverännakut seal Hispaanias läbi on ja seal vist oli ka, et mingi konkreetne harjutus, kus ta nagu maeti vist maha isegi, et nii-öelda leppida siis sellega, et sa millalgi sured on ju. Aga no huvitav kontseptsioon ja et sinu elu ei mõjutaks mingi hirm on ju. Nagu seal selles Tonni Tarko filmis on õpetaja läheb tahvli ette ja siis ütleb, et siin on meil spekter on ju, ühes otsas on armastus, teises otsas on hirm. Kuhu sa siia spektrile ennast paigutad? Et mis su elu juhib siis nii-öelda. Ja noh, tihtipeal on lihtsalt võib-olla asja eest ära joosta, mida sa ei taha, et juhtuks, on mingis mõttes kergem, kui mingi asja poole püüelda, et sa tahad, mis juhtuks. On ju, et noh, ma ei tea, näljaga sa ikka lõpuks hakkad tööle või noh, leiad kuidagi viisi, kuidas kõht täis saada, aga kui sul kõht on täis ja siis mõtled, et tahaks ma ei tea mingi paremat toitu kõhtu, no siis mul on isegi hästi. Et see on huvitav küsimus. Aga mis sa suvel teed? Kus sa esined? Mida saab vaatama tulla? No ma ei tea. Täna õhtusele vaatajad enam ei jõua. Ei ole otse, on ju. Et jah, Ukulele on nagu igasuvine koht, kuhu õnneks on nagu kutsutud, et aga see on nüüd 3. juulil ära. No hip-hop festival ikkagi Massive'i raames astun lavale. Tegime mingi päev siin, shootisime videot ka, tegime green screenil, nagu, et me ei tea, mis sellest saab. Aga selleks ajaks loodetavasti on ta juba valmis ka, kui see hip-hop festival on. Tuleb siis mingi AI-efektidega asjadega? Ma ei ole kindel, ma arvan, et AI-dest ei olnud plaanis. Et lihtsalt, et äkki mingi tahtsime ka proovida green screenil videot teha. Et jah, nagu ma Massive'iga tean, äkki õnnestub mingit bashmenti käia, üks juba oli ära, see oli väga tore ka seal Veetorni aias. Mis ma mõtlen, on midagi veel tulemas. Mul pakuti sellist asja, mingi ärijuhtide MC Battle tuleb. Toho. Ja ma saan siis nagu konsultatsiooni anda ja vist nagu hosting ka pärast. Aga seal nagu, ma saan aru, et suured ärijuhid augustikuus ongi peale hip-hop festivali. Seal Kakumäe Haaven või kuidas mingi koht on seal. Et seal vist tuleb see asi, et ma pean siin juulikuus natukene kokku saama ärijuhtidega ja siis räppima koos. Et eks nad loodetavasti kirjutavad ise, kui teada, mida nad tahavad öelda, et eks me vaatame seda rütmi ja et selline pakkumine tehti. Päris huvitav on see. Kuule, aga aitäh, et tulid. Aitäh, et juttu ajasid. Eesti Esu. Saadet toetab Boost Casino. Boost Casino. Boost Casino.